Tere õhtust, head külalised. Tere tulemast siis kirjanduslikule kolmapäevale, mis on täna pühendatud Krista Wolfile. Et meil on plaanis Krista Wolfi lugemine. Minuga on siin täna kirjandusuurija ja professionaalne lugeja Tiina Kirs. Siis on siin minuga tõlkija Tiiu Relve, kellel on olnud au Krista Wolfi tõlkida. Ja meiega on ka näitleja Triinu Meriste. Nii et aitäh, et olete valmis Krista Wolfist rääkima ja Krista Wolfi lugema. Ma võib-olla ütlen siis sissejuhatuseks nii, et miks me selle tänase õhtu üldse plaani võtsime. Et see mõte tekkis sellest, et mina ise olen Krista Wolfi seltsi liige, mis tegutseb Berliinis. Et Krista Wolf on ise nüüd juba mõnda aega meie seast lahkunud ja 29. aastal, ehk siis tegelikult alles 4 aasta pärast, on plaanis tähistada tema 100. sünniaastapäeva. Ja see Krista Wolfi selts on juba nüüd siis üles kutsunud autori sünnipäeva aegu, mis oli tegelikult 18. märtsil, korraldama selliseid lugemisi. Ja muidugi eeskätt need toimuvad Saksamaal, aga mõtlesin, et kes keelab meil ka Tallinnas Krista Wolfi lugeda. Ja nii see mõte sündis. Ja võib-olla see teine ajend on minu selline suur huvi ikkagi ette lugemise vastu. Et mulle tundub, et selles ette lugemises on mingi selline, ma ei tea, mingi salapära või mingi võlu, et natukene nagu on selline koduv kunst ka, et ühesõnaga mulle meeldib kuulata kirjandust ette loetuna ja võib-olla siis loodan, et see ka teile meeldib. Ja võib-olla siis viimasena veel, mis ei ole üldse väheoluline, on tegelikult selline mõnu kirjandusest rääkimisel. Et nagu te aru saate, mulle meeldib kirjandusest rääkida ja seetõttu mul on nagu alati hea meel kirjanduse teemadel vestelda heade kolleegidega. Vot nii, sellised mõtted alustuseks ja see plaan, kuidas me tahame täna seda õhtut läbi viia, on siis selline, et meil on valitud katkendeid, mida me kuulame, Triinu loeb ja siis me vahepeal siis arutleme loetu üle ja ka natukene sealt ümbert. Aga võib-olla siis sissejuhatuseks niimoodi, et Tiiu, et sinul, nagu ma ütlesin, on olnud võimalus ikkagi ka tõlkida Krista Wolfi. Võib-olla ikkagi nimetan ka ära siis kohe alguseks ikkagi, et mis siis üldse ilmunud on eesti keeles. Et tõesti Krista Wolf on väga mitmekülgne autor ja eesti keeles on ikkagi võrdlemisi väike valik tema loomingust, et 2015 ilmus siis Loomingu raamatukogus selline 2 raamatust tegelikult või 2 jutustusest koosnev raamat, mis jääb ja august, et need on tegelikult saksa keeles eraldi ilmunud. Siis on ilmunud aastal 96 vist. Praegu ei leiagi kiiresti seda üles, jah. 96. aastal, ma arvan, oli see ilmus Medea hääled, mis on ka võrdlemisi vähe kajastust saanud eesti keeles. Ja siis on olemas meil 1982 eesti keeles ilmunud Lapsepõlvelõimed raamatuna, romaan. Ja siis on veel üks romaan veel ilmunud, mida me ka täna loeme, mida on palju raskem leida tegelikult, mis on ilmunud ajakirjas Noorus nii-öelda järjejutuna 64 ja 65. aastal, 2 siis aastal. Et tegelikult siis, ütleme siis tegelikult 5 teost, aga siis 3 raamatut
ja üks järjejutuna. Aga jaa, et Tiiu, et sinul on olnud võimalus tõesti siis tõlkida, et kuidas see, nagu, kui sa tagasi mõtled sellele, et mis need tunded või sellised mälestused selle Krista Wolfiga seoses sul on või sellest tõlkimisest, kas sa? Ma ei valinud Krista Wolfi ise välja, vaid see oli tellimus Loomingu raamatu, kogu soovis, et ma midagi tõlgiksin. Ja maht oli muidugi ka oluline, et ta liiga suur ei oleks. Ja augusti lisasin ma siia lõppu, sest see on minu meelest väga ilus lugemine. Keegi teine on ka öelnud, et tema meelest on see Krista Wolfil kõige ilusam asi, mis ta on kirjutatud. See on hästi ilus, tähendab lihtne ja ka huvitav, sest Krista Wolf ei kuulu muidu minu lemmikute hulka. Sest ta on ikka väga tugevalt oma aja laps, kuigi ta sündis 29. aastal ja tollal Saksa keisririigis, aga ei, mis ma nüüd ütlen, Weimari vabariigis sündis ta hoopiski. Aga ta võttis selle Saksa TV nii väga omaks, aga ma tegelikult räägiks sellest põhiliselt pärast. Ma pikalt ei räägi, et las tuleb enne need asjad, mis teevad temast kirjaniku, sest see, mida mina tõlkisin, see on nagu hoopis mingisugune mõtisklus asja ümber või kogu selle elu ümber. Aga see esimene ette loetud asi on nagu see, mis tegi Krista Wolfist kuulsa kirjaniku ka Lääne-Saksamaal. Võib-olla ka Tiinale alustuseks korraks sõna, et mina tean, aga tegelikult suurem osa inimesi ei tea seda, et mitte ainult mina ei ole kirjutanud oma doktoritöös Krista Wolfist, vaid tegelikult sina samuti, et see oli ka sinu jaoks selline oluline autor, et kuidas sa avastasid enda jaoks? Tähendab, minu jaoks tõepoolest, kui ma kirjutasin oma doktoritööd, siis minu klassikaaslastel oli tegelikult Krista Wolf oli väga menukas autor, kui teda oli meeletult raske lugeda, aga et mul hakkasid tekkima seosed selle Kindheitsmusteri ja Vivi Luige 7. rahu kevade vahel. Ja siis sellest kujuneski välja üks peatükk minu doktoritööst ja see on ammu aega tagasi kirjutatud, aga et see on mulle nagu mällu süüvinud selle Krista Wolfi kirjutamise tehnika või tema mäletamise tehnika, millest meil kindlasti hiljem juttu tuleb. Ja siis mul oli au olla Aija Sakova doktoritöö juhendaja, nii et me oleme väga palju vestelnud Krista Wolfi teemadel ja tema loomingust. Nii et see on nagu kaksikside läbi doktoritööde. Just. Ja siis ma võib-olla ütlen, et tõesti, et ma isegi näitan korraks seda raamatut, et see on siis raamat, mille mina olen siis kirjutanud mäletamise poeetika, mis on siis tegelikult Ene Mihkelsonist ja Krista Wolfist, et just sellest mäletamise aspektist. Nii et natukene on Krista Wolfi kohta eesti keeles ka ja mul on nagu hea meel, et nüüd me siit sisse hüppame. Ja alustuseks me valisime siis tõesti katkendi, tegelikult ongi see selle romaani algus, Lõhestatud taevas, Der geteilte Himmel. See ilmus siis originaalis 1963. aastal ja see tõesti, nagu Tiia ütles, et see tegi Krista Wolfi siis tuntuks nii idas kui ka läänes tegelikult. Ja jah, et on huvitav, et eesti keeles ta tõlgiti suhteliselt kiiresti, eks ju, et 63 ilmus ja 64-65 oli ta juba siis eesti lugejale tegelikult ka kätte saada. Nii et nüüd ma siis saan katkendida ka ikkagi päris mahukalt ikkagi. Nii et mul on hea meel, et Triinu nüüd meile sellest romaanist ette loeb. Palun. Tõlkinud Virve Aruoja, Lõhestatud taevas. Linn lõõtsutas pärast jahedat ja vihmast suve just enne sügist saabunud kuuma laine käes. Tema hingeõhk tõusis 100 vabrikukorstnast suitsupahvakutena vastu puhast taevast ja haihtus, sest edasi liikumiseks puudus tal jõud. Inimesed, kes olid juba jõudnud harjuda pilvelooris taevaga, leidsid äkki, et sellist ebatavalist ilma on raske taluda. Inimestel on üldse kombeks oma rahulolematust kõige kaugemate asjade peale välja valada. Õhk oli raske ja veel, neetud veel, mis nii kaua, kui nad mäletasid, oli haisenud kemikaalidest, oli mõrkjas maitse.
maaga kandis neid veel ja kannab ka edaspidi, kuni elab inimsugu. Nõnda siis asusime jälle oma igapäevase töö juurde, mille me hetkeks olime katkestanud, kuulatades raadiodiktori asjalikku häält ja õieti veel ärevamalt salapäraseid hääli, mis sosistasid väga lähedastest hädaohtudest. Niisugustel aegadel toob kõik surma. Selleks korraks aga oli hädaoht möödas. Vari oli langenud linnale, ent nüüd oli see jälle kuum ja elav, sünnitas ja mattis. Iga uus päev andis elu ja võttis elusid. Nõnda siis võtame jutu otsa uuesti üles. Kas pidada pulmi juba jõuluajal või parem varakevadel? Räägime laste uutest talvemantlitest, naise haigusest ja uuest direktorist, kes oleks võinud arvata, et see kõik on nii tähtis. Me harjume taas rahulikult magama. Me elame täie sõõmuga, nagu oleks seda haruldast ainet, elu, ülikülluses ja nagu ei võiks ta iial otsa saada. Ühel 1961. aasta viimastest augustipäevadest ärkab väikeses haiglapalatis tütarlaps Rita Saidel. Ta ei ärka unest, ta oli meelemärkuseta. Kui ta silmad avab, on õhtu ja puhas valge sein, mida ta kõige esmalt näeb, helendab veel pisut. Siin on ta esmakordselt, aga talle meenub kohe, mis temaga täna ja enne seda juhtus. Ta tuli kaugelt. Ebamääraselt tunneb ta veel suurt kaugust ja sügavust. Kuid lõpmatust pimedusest tõustakse kiiresti ja juba on Rita hämaras palatis. Ah jaa, linn, veel täpsemalt, tehas, montaažitseh, koht rööbastel, kus ma kukkusin. Tähendab, keegi jõudis veel peatada mõlemad vagunid, mis vasakult ja paremalt olid mulle otsa sõitmas. Nad veeresid otse minu poole. See oli viimane. Voodi juurde astub õde. Ta on jälginud tütarlapse ärkamist ja seda, kuidas too nüüd kummalise liikumatu pilguga toas ringi vaatab. Õde kõnetab teda vaikselt ja sõbralikult. Te olete terve, ütleb ta rõõmsalt. Rita pöörab pea seina poole ja hakkab nutma. Nutab öö läbi. Ja kui arst teda hommikul vaatama tuleb, pole ta võimeline vastama. Aga arstil pole midagi küsida. Tal on kõik teada. Lugu on ju haiguslehel kirjas. Rita Saidel on üliõpilane ja töötas õppevaheajal tehases. Nii mõnigi asi oli talle harjumatu. Näiteks kuumus vagunites, kui need kuivatites tulid. Väga kuumades vagunites on keelatud töötada, aga mis parata, kui töö tagant kihutab. Tööriistade kast on raske, oma 6-70 naela. Rita tassis seda rööbasteni, kus parajasti manööverdati ja varises kokku. See pole mingi ime, õrnuke nagu ta on. Nüüd ta nutab ka see on tuntud asi. Šokk, ütleb arst ja kirjutab rahustavaid süste. Mõne päeva pärast aga, kui Rita ikka veel kõnetamist ei talu, muutub arst ebakindlaks. Ta kujutleb, missuguse lõbuga võtaks ta poisi käsile, kes selle ilusa ja tundliku tüdruku nii rööpast välja on viinud. Ta on täiesti veendunud, et ainult armastus võib noore inimese nii haigeks teha. Rita ema, kes maalt kohale kutsutakse, on tütre kummalist seisukorda nähes täiesti nõutu ega tea midagi öelda. Õppimine, ütleb ta, ma arvasin kohe, et ta seda välja ei kannata. Mõni mees? Tema teada mitte. Endine, keegi keemiadoktor, on juba oma pool aastat ära. Ära, küsib arst. Nojah, laskis jalga, saate aru. Ritale tuuakse lilli, astreid, daaliaid, gladioole, heledad laigud kahvatus haiglapäevas. Tema juurde ei lubata kedagi, kuni ühel õhtul keegi roosikimbuga mees end enam tagasi tõrjuda ei lase. Arst annab järele. Kahetsusvisiit teeb ehk kogu murele ühe korraga lõpu. Lühike kõnelus arsti silme all. Aga jutt ei tule sootuks armastusest, ka mitte andestamisest. See oleks kohe selge, kas või pilkudestki. Jutt käib mingite vagunite ümber, millel antud hetkel Jumala eest mingit tähtsust ei ole ja 5 minuti pärast jäetakse kombekalt hüvasti. Arst saab teada, et külastaja on vagunitehase noor direktor ja nimetab end lollpeaks. Ent ometi ei saada lahti mõttest, et see noor mees teab tema patsiendist Ritast rohkem kui tema ema,
tema arst või kes tahes nüüd üsna rohkearvulistest saabuvast külastajatest. Esiteks Ermishi brigaadi tislerid, kõik 12 korda mööda. Siis keegi blond, nukuna näpsuka juuksurineiu, Rita sõbratar. Pärast suvepuhkuse lõppu õpetajate seminari üliõpilased ja vahetevahel veel mõni tütarlaps Rita kodukülast. Võimatu, et patsient oleks tundnud üksildust. Rita nutab praegu harvemini, enamasti õhtuti. Küllap ta saab oma pisaratest jagu. Tema loomusele pole omane kurbusest, isegi meeleheitest kultust teha. Ta ei ütle kellelegi, et tal on hirm silmi sulgeda. Ta näeb ikka veel noid 2 vagunit, rohelist ja musta ja väga suurt. Kui nad kord veerema on lükatud, siis liiguvad nad rööbastel edasi. See on seadus, nad on selleks tehtud, nad funktsioneerivad. Ja sel kohal, kus nad kokku põrkavad, lamab tema, laman mina. Ja siis nutab Rita jälle. Sanatoorium, ütleb arst. Kui ta ei taha kõnelda, siis nutku end tühjaks, rahunegu, kasvagu kõigele rohi. Rita on juba nii terve, et võiks rongiga sõita, aga tehas saadab auto. Enne ärasõitu tänab ta arsti ja õdesid. Kõik suhtuvad temasse hästi. Ja kui ta ei taha rääkida, siis on see tema enda asi. Kõike head. Rita arvab, et tema lugu on labane, mõneti isegi häbiväärne. Liiatigi on kõik juba möödas. Kui ta ainult saaks lahti peale tikkuvast tundest, nad tulevad mulle otse peale. Jaa, aitäh. Et see oli nüüd jah, siis selle lõhestatud taeva algus ja ma enne kui ma ulatan mikrofoni võib-olla siin Tiiu ja Tiina kätte, et tõesti siin, ma ütlen võib-olla siis nii palju selle kohta, et siin juba tulevad need sellised Krista Wolfile omased jutustamise viisid hästi tugevalt esile, et see algab, et see romaan hakkab tagurpidi lahti hargnema, et nii-öelda mäletades, et me saame siis lugedes teada, mis siis enne juhtus, enne seda, kui Rita seal haiglavoodis ärkab. Ja tegelikult implitsiitselt või selliselt taustal on tegelikult siin ka ikkagi Berliini müüri ehitamine 61. aastal, jah. Ja see keemiadoktor, kes seal siis ära on, et tema siis on valinud nii-öelda mitte DDR-i või mitte selle Ida-Saksamaa. Et ühesõnaga, et siin on nagu see tegelikult ka nagu selline taust, aga võib-olla huvitav on veel teada seda, et on ka selline see tolle aja selline üleskutse oli ikkagi ka kirjanikele tõesti siis ka sellise tööliseluga tutvust teha ja on teada ka, et Krista Wolf tegelikult ka autorina ise nagu käis tegelikult tehases nii-öelda pikemalt, ma ei tea, kas ta päriselt seal ka töötas, aga igatahes ta seal päevi ja nädalaid veetis, et ikkagi nagu selle tehaseluga kursis olla ja olla võimeline sellest kirjutama. Aga et võib-olla need minu sellised esialgsed nagu kommentaarid siia algusesse, et Tiiu kindlasti tahab lisada. Kommenteeriksin sind omakorda. Kui ma kirjutasin järelsõna sellele, mis jääb, siis ma olen võtnud Aija Saakovalt kommentaari. Selle raamatuga algas uus suund Saksa TV kirjanduses ja Krista Wolfi kirjanikuna subjektiivne autentsus. Ja nagu ma ütlesin ka, et see raamat sai kuulsaks nii läänesakslaste hulgas kui idasakslaste hulgas. Ja ma arvan just nende 2 kombinatsioonis, et Saksa demokraatliku vabariigi inimeste jaoks oli ta sellepärast sümpaatne, et Krista Wolf on kirjanikuna hea, kirjeldab olukordasid. Nii et on huvitav lugeda. Aga siis tal oli veel see autentsus, et mismoodi Saksamaal elati. Ja see oli ilmselt see, mis meeldis läänesakslastele, kuna see oli nii ausalt ja paljastavalt nendes juttudes tuleb välja. Ma arvan, et see oli see, mis tegi nende jaoks raamatu huvitavaks. Nii et 2 erinevat poolt ja täiesti erinev raamatu mõistmine. Ma reageeriksin sellele lõigule ka selles mõttes, et selles raamatus
ja Krista Wolfil on üldse luubi all väga sageli, on kehalisus, et kuidas keha ennast tunneb. Ja selles Rita oleku edasiandmisel meil on väga esil see, kuidas ta tunneb ja kuidas erinevad inimesed vaatavad selle peale, et inimene lihtsalt nutab ja nutab, ometi on õnnelikult pääsenud ja arst annab sellele nime šokk, aga see võib olla palju komplekssem nähtus, mis siis romaanis hiljem nagu lahti rullub. Ja esimene diagnoos, mis pannakse, on muidugi peale selle šoki, tegemist on armastusega. Et kes võib sellise lapse, sellise nooruki lapse endast nii välja viia, kui mitte armastus, ja siis tuleb see armastuse temaatika esile. Aga et minu meelest siin on väga selgelt ära tajutud see psühhosomaatilisus, see keha ja vaimu ühtsus ja eriti, kuidas keha väljendab neid tõbesid, mis on vaimus või need tõbesid, mis on mäletamises, mis tuleb meil hilisemate tekstide suhtes palju rohkem arutelu alla. Aga et need olid minu mõtted, et just see kehalisus ja see kehalisuse kohalolu, mis siin märku annab endast. Ja väga hea täiendus, et ja võib-olla minule jäi ka kõrva veel see moment, et see mina ja tema, et see ka enda kehasse nagu tulek, et kuidagi, kui ma ei eksi, seal oli niimoodi, et seal lamab tema ja et seal laman mina, eks ju. Et see selline iseenda mitmes isikus nägemine ja niimoodi ka kirjutamine, et see on see, mis tuleb ka teistes tekstides hiljem, et tegelikult võib-olla mulle tundub, et me võiksimegi, kuna meil on neid tekstikatkeid ju päris mitmeid, et me võiksimegi nüüd võtta võib-olla selle järgmise tekstikatke ette, mis oleks siis nüüd Kindheitsmuster või see lapsepõlve lõimed eesti keeles. See on originaalis ilmunud 76. aastal. Ja ütleme, et kui Wolf sai 63. aastal tuntuks selle jagatud taevaga või lõhestatud taevaga, vabandust, eesti keeles, siis sealt edasi tuli siis 68. aastal, see vist ei ole isegi romaan, see on jutustus, Nachdenken über Krista tee, ehk siis järelemõtlemine Krista teest. See on selline hästi ka selline isiklikult või järelemõtlevalt kirjutatud raamat, kus nagu võib-olla sellist puhast tegevustikku sellisel kujul nii selget enam ei olegi, et nagu lõhestatud taevas. Ja sellele siis järgnebki juba see lapsepõlve lõimed 76. aastal ja see romaan on siis tõesti tuntud kui romaan, kui mälutööromaan, kus autor siis pöördub tagasi oma siis lapsepõlve või uurib seda natsionaalsotsialismi esile kerkimist ja ka sellega nagu kaasa minemist, et ka Krista Wolf siis oli selle Hitlerjugenti või selle liikumise juures või sees, nägi, kuidas see kuidas see esile kerkis, et ta on üles kasvanud tänasel Poola-aladel ja kuidas siis kogu see põgenemine ka siis Nõukogude vägede eest seal Poola-aladelt ja mis selle perekonnaga ja mis siis juhtub. Aga see on selline nagu mitmekihiline uurimus ja võib-olla siis annangi nüüd võimaluse lugeda Triinule, et see on hoopis teises toonis ja kirjutatud tekst. Lapsepõlve lõimed tõlkinud Eevi Auling. Mis sunnib sind, küsisid sa endalt. Mitte sõnadega, seda juhtub harva, vaid peavaludega, minevikku laskuma. Astuma vastu ühele lapsele, selle nimi polnud veel otsustatud. Ennast uuesti andma selle lapse pilgu meelevalda. Kõigi asjaosaliste solvunud vastuseis. Selge mõistmatuse, eelkõige aga oma enese maskeerimistaktika ja oma enese kahtluse meelevalda. Eralduda, mis tähendab sama kui opositsiooni jääda. Pärast ettelugemist ühes tehases püüad sa välja selgitada, missugust huvi kohalolijad, majandusosakonna brigaad, tolle aja vastu tunnevad. Keegi noor blond tüdruk loeb meelsasti raamatuid endistest aegadest, kuna ta nende põhjal võib näha, kui hea tal praegu on ja kuna ta siis oma vanematest paremini aru saab. Teised, vanemad,
Tahaksid küll ka midagi selle kohta lugeda, aga liiga raske ei tohiks see olla. Natuke huumorit peaks ka ikka sekka olema puistatud. Keegi sulle lähedal seisev naine, aastat 5 sinust noorem, ütleb otsekoheselt. See aeg on minu jaoks tertsiaar. Periood maakera ajaloos, kui mandrite ja merede kontuurid meenutasid juba tänapäevaseid. Mägede kujunemine oli põhiliselt lõppenud. Varasemate saurusvormide asemel asustasid maakera imetajad ning putukad ja linnud olid oma praegustele vormidele küllaltki lähedale jõudnud. Inimest veel polnud. Milleks siis juba ladestunud, paigale jäänud kivimimasse uuesti liikvele sundida, et ehk juhuslikult sattuda orgaanilistele suletistele, fossiilidele. Kärbse haprasooneline tiivastik merevaigukillus, põgus linnujälg, mis soodsa ladestuse tõttu kunagistes kohevates sedimentides tahkunud ja igavikustunud. Paleontoloogiks hakata, õppida kohtlema kivistisi, tegema jäljendite põhjal järeldusi kunagiste eluvormide kohta, mida ometi näha ei saa. See sulle lähedal seisnud naine on surnud. Tol reisile eelnenud ööl ta elas veel, kuid oma võrdluse tertsiaariga oli ta juba öelnud. Viimaste visioonide hulka, mida ta oma piinaks aina uuesti ja uuesti nägema pidi, kuulus pilt kõrgist heledapäisest ratsasäärikuis naisest, kes nahkpiitsa plaksutades oma koerakarja saatel kihutas mööda koridori selles haiglas, kus too teine noor naine surivoodil lebas. Ah, tertsiaar. Wartburg tüüpi autoga tertsiaari rännata. Hirmukompleks, ütleks Charlotte Jordan. Muidu oli tema teemaks pigemini õnn, õnnelik abielu, õnnelik perekond. Minu lastel on igatahes õnnelik lapsepõlv. Ainult, et õnne peab ta ülemäära hapraks. Klaas ja õnn, kui haprad need on. Nii jõudsid ta lapsed selleni, et haigestudes asusid nad ennast ise ravitsema, säästmaks ema hirmust. Kuni alles Lutsi katkev kõne poisi paitsestanud mandlid reetis. Õnn hullus, mille põhja hägusa settena üha uuesti sadestus kahtlus, et kõik on asjatu. Kord, kui Charlotte kogu õhtu oli oma kiviktaimlasse ämbriga vett tassinud, kui see mul nüüd ära kuivab, siis on kõik vaev asjatu olnud. Tekkisid tal küünarvarre õnnaldesse sinirohekad laigud, mis laienedes 4,5 surnuks heidutasid. Kummalise rahuloluga, nagu leiaks nüüd iseenesest kinnitust see, mida ta juba ammu oli mõelnud. Võttis Charlotte teatavaks, et ta peab vaikselt lamama ega tohi liigutadagi. Embioolia õhu tõttu, trombide tõttu, mis võivad liikvele minna ja millest mõni on ehk juba teel südame poole. Näed, mu laps, nii kähku võib see tulla, kõneles ta ikka selle kummalise rahuloluga, mida Nelli talle pahaks pani, suutmata endale aru anda, miks. Missugune laps sooviks endale ema, kes oma surma nii kergelt võtab, kes võib-olla otsib varjatud võimalust last ilmahooleks jätta. See kõnevõimetus, perekonnapildid, hästi valgustatud, sõnatud, korralikult tolmust pühitud ja koristatud näitelaval tummžestide mäng. Millal taunis Charlotte õhtulauas esimest korda oma mehe suitsetamist ja vasak käsi alles vaevu paisunud kaelal, kurtis süüdistavalt, et talle ei jätku õhku, mis pärastpoole muutus igapäiseks asjaks. Ema laua ääres õhku ahmimas, isa aknas suitsu välja vehkimas, kuid sealjuures tuuletõmmet vältides, sest seda Charlotte ei talunud. Kõneluse asemel tumm film. Ei mingeid sõnu, ka hiljem mitte. Meil oli kõik, mida oskasime soovida. Kõne valdamist tema soovisedelil ei olnud. Tiina, et võib-olla me natuke avame siis seda küsimust, et miks siin ikkagi sellesse tertsiaari sõidetakse ja kes on Charlotte ja Nelli, et võib-olla ma annan sulle selle mikrofoni. No. Nelli on see laps, kes kolmandas isikus ilmub selles romaanis. See on selle romaani kirjutaja kehastus, enesekehastus lapsena või tähendab noorena, kuna selle
selle mineviku lõim, mida ta üles korjab, on tegelikult siis, kui ta oli 16-aastane ja küsimus võib tekkida, ta on alaealine, ühest küljest nii-öelda juriidiliselt alaealine, aga et kas ta on vastutusvõimeline selles mälu mõttes, et kas see, mis ta tegi nendes organisatsioonides, milles ta osales, kas ta on vastutav selle eest, mis temaga toimus ja kas ta on vastutav selle ühiskonna eest, milles ta tegelikult liikus ja elas. Nii et see on Nelli, kolmandas isikus see noor tütarlaps ja siis on Charlotte Jordan, kes on tema ema, kellest me kuuleme ka nüüd kolmandas isikus. Ja siis on autor või kirjutaja, jutustaja, ma juba ajan need mõisted täitsa sassi, nendega püüdes toime tulla, aga et jutustaja kõnetab ennast teises isikus, aga ta ei ütle mitte kunagi mina. Ja selle mina võimalus tekib alles selle raamatu viimastel lehekülgedel. Kuigi sellest minaks olemisest on juttu olnud, aga kirjutaja ei kirjuta mina vormis. Nii et ta võtab selle vastutuse temaatika, selle mäletamise temaatika ja käsitleb seda kolmandas isikus. Ja saksa keeles on kompleksne sõna Vergangenheitsbewältigung, mida kasutati just selle Hitleri mineviku läbikaalumise, läbi sõelumise, läbi põdemise kohta nii avalikus ruumis kui ka siis inimeste isiklikes eludes. Ja see on väga pikk ja kompleksne protsess, mis ei ole siiamaani lõppenud. Mõned on väga seda kritiseerinud, et seda on juba küllalt, et miks ikka edasi see protsess vältab. Aga et see mäletamine, mis on selle Nelli ja Charlotte mäletamine, sellel kirjanikul, sellel kirjutajal, sellel jutustajal, kõik kulgeb seda sama rada, et kes ja kus on meie vastutus selle meie olemise ja mäletamise üle. Ma võib-olla veel, ühesõnaga, et siis see tertsiaar on tõesti see nagu nii-öelda nii kaugele jäänud minevik, et justkui see lapsepõlv, see natsionaalsotsialistlik lapsepõlv või noorusiga, et see on nagu nii kauge ja et sinna tuleb siis kuidagi spetsiaalselt siis nagu reisida. Ja tegelikult ka selle romaani kirjutamise taga on ikkagi ka tegelik reis. Et selles katkenis me kuulsime seda Wartburg tüüpi autoga, aga et tõepoolest siis ka Krista Wolf, kui ma ei eksi, siis oli see just nimelt oma vennaga, et siin romaanis on selleks vennaks Lutz. Tegelikkuses on tal muidugi teine nimi, aga et nad vist tõesti vennaga koos siis sõidavad nendele Poola aladele ja püüavad seda siis ka oma seda minevikku läbi töötada. Aga üks nagu märksõna või mida ma tahan veel ka nimetada, siin on see, märkasite, et siin oli juttu tummfilmist ja siis, et kõnevõime ei kuulunud selle hulka, mida me siis soovisime, et siin siis nagu viidatakse sellele, et sellistel põlvkonda erinevustel, eks ju, et need, kes siis on sõjast läbi tulnud, kas nii-öelda nende, kuidas siis on need tegijate või nende kurjategijatena või ka ohvritena, et ühel või teisel moel ikkagi ei taheta ju nendest teemadest rääkida, mida siis kogeti ja see on siis nagu selline nagu see mälutõke ka, et vanemad ei räägi ja või kui lapsed ka küsivad, siis tegelikult vastuseid ei saada. Tegelikult ma sellest võib-olla räägin ikkagi pärastpoole, aga nii palju, et Saksa TV-s oli seda mahavaikimist tunduvalt rohkem. Et Lääne-Saksas oli ikkagi tunnetamist või süü tunnetamist rohkem. Saksa TV-s nad ei kutsunud sakslased ennast sakslasteks, vaid olid DDR-bürger. Nende jaoks sõna sakslane. Seda ma kogesin töötades loomaaias, kus käis elevante taltsutamas Magdeburgi loomaaiast üks mees, kes ütles, et nemad sakslane on nagu halb sõna. Nemad olid DDR-bürgerid ja nemad nagu selle läbi, et nad olid nõukogude kord, olid nemad nagu sellest Hitleri minevikust täiesti üle saanud, aga see on pikem teema, ma rohkem ei räägi praegu. Veel siis sinna juurde seda
see niitmis tuli läbi, et see Charlotte Jordan ütles, et tema lapsel on õnnelik lapsepõlv. See on alati niisugune märksõna, mille üle kas või inimene, kes on lapsevanem, muutub väga ettevaatlikuks, et kes saab öelda kellegi kolmanda isiku kohta, et tal oli õnnelik lapsepõlv. Et kas ei ole mitte subjektiivne, kas ei ole mitte see, mida see laps peab ise tunnetama, et kas tal oli või ei olnud õnnelik lapsepõlv. Ja meil Eestis võime mõelda mitmete teoste peale, mis tegelevad sarnase temaatikaga, võime Leelo Tungla Seltsimees lapse peale mõelda, selle filmi peale, võime mõelda Viivi Luige peale ja on ka teisi kirjanduslikke teoseid, mille peale me võime mõelda ja seoses selle märksõnaga õnnelik lapsepõlv. Et mis see tähendab, kes kellele seda öelda tohib ja mida see laps ise sellest arvab, kui ta hiljem tagasivaates oma lapsepõlvega kohtub erinevates ilmingutes. Võib-olla veel märgata seda, või minule jäi kõrva see moment, et kes sooviks omale ema, eks ju, kes iseenda eest nagu iseenda tervist nagu tõsiselt ei võta või selline nagu see iseenda nagu ohtu panemine, eks, et ja sellisena nagu siis see ülitundlik või ülivastutav nagu siis see laps või see tütar, eks ju, kes siis peab siis nagu muretsema peale iseenda veel ka selle ema eest, eks. Aga selles romaanis on jah, väga sellised ma ei tea, rasked valikud või ka, et selline ka see kummastus oma ema suhtes või vanemate suhtes, eks, et see juhtub seal selline lugu siis tõesti, et peab see pere oma maja, vanemad pidasid poodi selles linnakeses Koržov-Velikopolski on see täna, kus nad elasid ja pidid siis Nõukogude vägede eest põgenema. Ja sest neid kardeti nagu tuld, aga ema jääb maha, sest et ta ei saa ju poodi maha jätta või maja maha jätta ja saadab siis nagu lapsed teele koos vanavanematega. Ja kui ma seda ütlen, mul tulevad külmajudinad nagu üle keha, et see on nagu mul alati selline küsimus, et mis tunne see nagu oli nagu ka nende laste jaoks on ju, et see ema jääb sinna maha, eks ju, et see on nüüd jälle Me räägime kogu aeg, mina räägin inimesest ja olukorrast ja teised räägivad suurest kirjandusest, aga ma vahepeal inimlik olukord jälle. See põgenemine Nõukogude vägede eest alguses Saksa valitsus või ei lubanud inimestel põgeneda. Aga siis, kui nad põgenema hakkasid, see oli tegelikult Euroopa eelmise sajandi kõige suurem rahvaste liikumine üldse, mis on. Sellest on nii vähe räägitud, kuna sakslased on ise tundnud ennast süüdi olevatena. Tegelikult oli see meeletu kannatus, mis oli. Ja Inglise ajaloolane kirjutab oma raamatus, mis on nüüd ka eesti keelde tõlgitud Saksamaa ühe rahva mälestus, kus ta ütleb seda, et kujutage ette, nii palju inimesi läks liikuma, kui terve Kanada elanikkond oleks tulnud Inglismaale elama sellises mahus. Ja sõjast oli nagu nii kogu see maa väga kurnatud ja siis veel need 1/4 territooriumist ja Saksamaa kaotas selle sõja tagajärjel. Need inimesed kõik pidid lahkuma ja selle sümboliks on, ma ei tea, kas ema kuraaž etendusel, meil ka on see niisugune käsivanker, mille peal veetakse oma, selle ees ei ole mingit hobust ega eeslit, vaid seda ise veetakse. Selliste vooridena liikusid inimesed Saksamaal ja see oli meeletu tragöödia, aga või tähendab kannatuste tekitaja ei saa oma sellest valgust rääkida, aga see tuleb välja Krista Wolfil, kui sellest ei tea, siis ei oska seda nagu üldse näha, aga tegelikult on tema raamatutes see sees. Jah, just, et see on ka üks teema, mida ma olen tegelikult ka selles oma mäletamise poeetikas nagu puudutanud, et see on mingis mõttes nagu ellujäämisromaan ka, kuigi tegelikult esmajoones ja nii on teda alati ka käsitletud, on ta just nimelt selle natsionaalsotsialismi ja selle nagu esile kerkimise ja kuidas sellega kaasa mindi, selle nagu läbitöötamine, see Vergangenheitsbewältigung, aga siin, kui seda lugeda, siis tõesti tegelikult on see nagu see lugu, see põgenemise lugu, selle pere näitel ka läbi kirjutatud. Nii et selles mõttes tõesti
väga huvitav lugemine on olnud see minu jaoks kindlasti, see nagu hariv. Aeg läheb ja nüüd on nii, et me võtame ikkagi ette 3. katkendi ja me hüppame siis nüüd tegelikult ajas edasi või kõige viimase, mitte küll kõige viimase tekstini, aga suure viimase romaanini, mida eesti keeles ei ole. Selle pealkiri on siis Inglite linn ja tal on Stadt der Engel, The Overcoat of Dr. Freud, et tal ongi nagu see inglisekeelne selline nagu alapealkiri ehk siis nagu selle Dr. Freudi mantel või kuub. Ja see on ilmunud 2010 ja see romaan on nüüd siis nüüd see romaan on nüüd siis selle Ida-Saksa või selle DDR-i mineviku nii-öelda mingis mõttes läbitöötamise või lahti kirjutamise romaan. Krista Wolf, kes on siis nagu ta aru saite, Ida-Saksa kirjanik ja ta jääb selleks, ta isegi ei astu parteist välja või tegelikult täitsa lõpus, 89. aasta lõpus, aga see juba nagu ei loe tegelikult nii väga midagi. Et ta püüab tõesti seda siin on ka tuleb see sama väljend, et lipule truuks jääda, et ta püüab siis tõesti seda sotsialismi ideed hoida, õigustada ja seda tuleb alati nagu mõista ikkagi ka selles vastuseisus või selles vastandina sellele natsionaalsotsialismile, mille ta on noorukina nagu läbi teinud. Nii et ja peale siis müüri langemist tuleb välja tema kohta 1,2, ta satub autorina ja isikuna ka sellise meedia huviorbiiti või ka võib-olla rünnakute alla, me võib-olla räägime nendest ka, aga natukese hetke pärast, et võib-olla laseme enne lugeda, aga jah, et see romaan on siis või suuresti ma ei tea, on mängib või leiab aset see, mis seal romaanis on kirjutatud 92., 93. aastal, kui Krista Wolf viibis siis aasta aega või vähem tegelikult 9-10 kuud Los Angeleses, selles samas Inglite linnas, ta oli sellise organisatsiooni nagu Getty Center stipendiat. Ja võib-olla siin ma lasengi siis nii-öelda kõlada katkendil. Inglite linn ehk The Overcoat of Dr. Freud, tõlkinud Katrin Kaugver. Mulle meenus, et ükskord nõudis keegi sinult selge sõnaga, et sa jääksid lipule truuks. See pidi olema kusagil 70. aastatel Leipzigis. Te sõite ühe autorite rühmaga hommikuheinet hotellis, kus olite eelmise päeva ürituse järele ööbinud. Korraga astus sinu juurde üks vanem mees, endine riigi peaprokurör, tagandatud oma ametikohalt, kuna oli jätnud unarusse vajaliku võitluse STV vaenlastega, keeldudes esitamast kaebust Walter Janka ja Wolfgang Harchi vastu. Nüüd oli ta raamatute ja kirjastustegevuse eest vastutava ameti juhataja, niisiis ülemtsensor. Ta pani sulle käe õlale ja lausus: jää sina ikka lipule truuks. Millisele lipule? Küsisid sa jahmunult. Ja tema: humaansuse lipule. Jäin magama. Nägin unenägu, mis murdis läbi unerohutablettide keelutsoonist. Tean seda täpselt, sest panin unenäo kirja. Ma hoiduksin nii peale tükkiva, kergesti läbinähtava unenäo väljamõtlemisest. Niisiis nägin unes, et laman mingil lauajupil ja mul saetakse ketassaega jäsemeid küljest, seib haaval. Kõigepealt jalad, siis käed, lõpuks pea, kuni aju tuli välja ja seegi saeti maha. Ning üks mehe hääl hüüdis: nii peab olema. Näha on veel minu nimi tulikirjas, viimaks kustub seegi. Ärgates too valdav tunne, mind ähvardas oht minu enda poolt. Varahommikul jooksin helistama ja andsin Berliini edasi teate. Mu keha eemaldub minust. Samal viisil, ehkki mitte niisama kiiresti, nagu aeg minust eemaldub. Võib-olla ongi nii, nagu väidab Juri Trifonov, et kirjutamise libido kahaneb vananedes, ütlesin ma. Aga mulle vastati teravalt, et see pole midagi muud kui eneseõigustus. Nähtavasti mõtlema ikka veel publikule, selle asemel, et lihtsalt iseenesest selgusele jõuda, mis oleks hädavajalik. Ja kirjutada ainult iseenda jaoks,
Ja mina, nagu ikka sellistel puhkudel, tahtsin kõigepealt vastu vaielda, aga ütlesin siis iseeneselegi üllatusena lihtsalt jah ning tundsin järeleandmisest mõnu. The overcoat of Dr. Freud, laususin ma. Kuidas palun? Ei midagi. Kas see mõte tuli sul pähe libido tõttu? Ei. Aga kas see poleks hea pealkiri? Oleneb asjaoludest. Millistest nimelt? Sellest, kas teekond allilma õnnestub. Sissepääs allilma on haav, sain ma teada. Liikumisviis, kobamisi pimedusse tagasiminek. Tunneli tunne. Ma pean laskuma sinna šahti. Aga kas ma tegelikult ikka pidin? Või oli see jälle ainult kohusetäide? Seal vaatab mulle vastu üks võõras inimene. Aga oli see üldse tõsi? Miks te jäite lipule truuks? Hotell, intervjuu, ärevus, lambid. Vastus polnud veel valmis, sain vastata vaid osaliselt. See oli lootus, et need paljud, kes, nagu ma uskusin, mõtlesid nii nagu mina, panevad end aja jooksul maksma. Sest see ei saanud olla teisiti, sest muidu häviks see riik ja kõik, mida ta meie jaoks kehastas, sest meil ei olnud alternatiivi. Ma teadsin, see küsimus jääb mind aastateks jälitama. Õhtul käisime Mehhiko söögikohas. Pinge oli maad andnud kurnatusele. Ma ei suutnud keelt hammaste taga hoida. Tegin sõbrale, kes, nagu öeldud, oli mind armu andmata küsitlenud, etteheiteid tema üleolevuse pärast. Ta ütles, aga nüüd solvasite teie mind. Ja selle peale puhkasin ma nutma. Järgmisel päeval sõitsime esialgu paduvihmas Sunset Boulevardile. Pöörasime Paseo Miramari peale üles Villa Aurora juurde, Feuchtwangeri elupaika, kus pärast Marta Feuchtwangeri surma tehti ehitustöid. Me võisime terrassil seista ja imetledes merele vaadata. Ma sain sõbrale rääkida, kuidas oli maja kõigi oma väärtraamatutega seestpoolt välja näinud. Siis istusime Viivu Malibu rannal, pingil päikese käes, mis oli keskpäeva paiku välja tulnud ja meil oli hea olla. Sõber ütles, mind peetakse meil nüüd ultravasakpoolseks, kusjuures ma ei ole mitte üks raas muutunud, aga minu riik on minust uskumatu kiirusega mööda kihutanud paremale. Ja mina mõtlesin, miks peavad nemad õigupoolest ikka meie probleemidega tegelema? Miks ei võiks meie ükskord ka nende raskuste vastu huvi tunda? Seejärel sõitsime veel kord Sunset Boulevardi läbi ja hakkasime laulma. Me laulsime nüüd üles, keda needus rõhub ja kui kõnnime külg külje kõrval ning Hispaania taevas laotab oma tähed. Ja sest inimene on inimene ja imekaunis Madrid ja mööda mägiteid ja orge sammus edasi diviis ja kuhu silm ka ei vaataks, igal pool vaid soo ja raba. Sõber oskas kõiki neid laule. Ma tahtsin teada, kust ta neid teab. Mis te siis mõtlesite, ütles ta. Enne 1961. aastat, enne müüri ehitamist, kui ma Berliinis olin, käisin alati ka teie poole peal ja ostsin endale Ernst Bushi plaate. Õhtul istusin üksi oma korteris ja jõin Lufthansa veini, mille sõber oli mulle jätnud ja lugesin Thomas Manni päevikuid. Pacific Palisades, minu juurest mõne kilomeetri kaugusel. Pühapäev 4. detsember 1949. Neil päevil palju kurba iha ja mõtisklusi iha olemuse ning eesmärkide üle. Vastuolu üle erootilise vaimustuse ja selle illusoorsuse vahel. Ülimilu kui niisugune paneb end maailmas maksma. Ma ei söandaks seda puudutada. Kirjutada sellest kõigest, tunnistades seda, hävitaks mu. Istusin kirjutusmasina taha ja kirjutasin. Nii et kirjutamine on siis jõudmine tolle piirjooneni, mille sisemine saladus veab enda ümber ja mille rikkumine tähendaks enesehävitust. Kuid see on ka katse tunnistada üksnes tõelise sisemise saladuse piirjoont ja vabastada tuuma ümbritsevad tabud, mida on raske endale tunnistada, järk-järgult mahavaikimise süüst. Mitte enesehävitus, vaid iseenese lunastamine. Mitte karta vältimatut valu.
Ma mõtlen, et võib-olla me kõigepealt proovime nagu sellest mälutööst või sellest kirjutamise viisist veidikene rääkida ja siis läheme võib-olla nende kontekstide või taustade juurde, et siin oli siis selline, kuidas vist oli see šahti minemine ja siis tunneli tunne ja seal lõpus oli see võõras inimene, kes oli siis tema ise või et... Selle kirjutamisviisi kohta see just nagu sa juba tsiteerisid, et kuidagiviisi lahti saada nendest tabudest, mis ümbritsevad tuuma. Et ühelt poolt jookseb see selline piir, millest üle minna tähendab ennast hävitada, aga pigem on see katse on siiski ennast alal hoides jõuda nende tabude kõrvaldamiseni. Ja see nõuab siis järjekindlat tööd ja ei ole mitte kohatu öelda, et sellega kaasneb teatud mäng. Sellepärast, et ilma mänguta ei oleks see võimalik. Surm tõsisena ei oleks see võimalik läbi viia. Kuigi me võime öelda, et Christoph Wolff on ülimalt tõsine autor ja tema puhul on huumorit raske märgata, aga et ilma selle mänglevuseta ei oleks võimalik saada nendest tabudest, nendest tabusid käivitavatest mehhanismidest jagu. Ja see kirjutamisviis ma lisaks juurde siis, kui me selles viimases passuses märkasime, see on küllaltki hakitud, ta on assotsiatiivne, ta on väga altis nendele seostele, mis võivad tekkida. Ei ole sugugi juhuslik, et on juttu Freudist ja Freudi põhirõhk oli ka assotsiatsioonidel, patsiendi assotsiatsioonidel, kui ta jutustab või kui ta und näeb, unenäo lahti seletamine käibki läbi nende assotsiatsioonide esile kutsumise. Nii et see ei ole üldse mitte niisama see Freudi mantel või Freudi overcoat, aga et see niisugune peibutus ja samas taltsutamine, mis toimub mäletades ja läbi töötades, need on kõik protsessid, mis nõuavad sellist võimet iseennast kõnetada ja iseenda kaudu minna üha sügavamale. Jah, et enne Tiiu siin nimetas, et mina olen rääkinud siis sellest, mitte ainult mina, aga see on teised ka, subjektiivsest ehedusest või sellisest autentsusest ja et jah, et see kirjutamise viis, mida siis Christoph Wolff on nagu otsinud ja mis selles viimases romaanis ka hästi on, kuidas see tekst või see romaan on ehitatud, on tõesti siis see, et tema ise kui kirjutamise meetod või et ta ikkagist kasutab siis iseennast ja oma siis seda kõike, mis tema seest siis nagu tuleb, et on need siis ka mälestused, et siin on ka siis küsimus selles, et autor või kirjutaja ütleb ka, et on mingid mälestused, mida ta ei mäleta, et neid nagu ei ole, aga need on fikseeritud ja need on veel fikseeritud, eks ju, arhiivis ja protokollides. Et ta nagu saab toetuda oma mälestustele, aga siis millele Tiina siin ka enne tähelepanu juhtis, eks ju, et see kehalisus, et ka siin on ju, et siin oli see unenäo moment, aga ka selles unenäos on selline nagu kehaline hirm, eks ju, et selline nagu tükkideks lõikamine või et ühesõnaga need hirmud ja valud, mis meie kehas on või mida ka hirm tekitab näiteks või süütunne või nagu siin nimetakse maha vaikitud süü või enese, ühesõnaga need ja see vältimatu valu. Et ühesõnaga see kõik on selles tekstis esil ja see on nagu mingis mõttes ka selline see kirjaniku allikas või see, millega ta töötab. Et sellele ma kindlasti tahtsin tähelepanu juhtida, aga jah, et nüüd võib-olla siis proovime nagu ka selle, millest siis jutt on või sellest romaanis, et võib-olla veidike ka seda avada, et siis juhtub siis jah nii, et 92. aastal vist või 91. ma siin võib-olla täpselt ka nii täpselt ei pruugi teada või eksida, aga ühesõnaga saab avalikuks, et Stasi julgeolekuarhiivides siis on Christoph Wolffi kohta toimikuid. Seal on terve rida üle 40 toimiku siis jälgimist ja see jälgimine tuleb siis nüüd meile selles jutustuses, mis jääb.
aga seal on ka üks toimik, mis on siis nii-öelda see agenditoimik, ehk siis mis osutub väga õhukeseks ja mille siis ka Krista Wolf avaldab, aga nii või teisiti on tema kohta siis seal, kas on siis 50-ndatel, jah, 59-62 on siis seda nii-öelda mitteformaalse agenditoimikut, IM on need tähed siis peetud ja on siis seal fikseeritud üks või paar kohtumist ja siis ongi see, et neid siis autor või kirjanik ütleb, et ta ei mäleta. Vot, ja kõik siis ongi selle lahti harutame, et kuidas see siis ikkagi täpselt on ja kuidas see mäletamine siis ikkagi toimub ja mis siis oli ja kuidas seda minevikku nii-öelda tagasivaatavalt üleüldse mõista, et kuidas ka iseennast selles minevikus mõista või kuidas seda ka teistele seletada, kes küsivad ja võib-olla kas on praegu midagi siia lisada? Ei ole. Aga võib-olla võtame siis ka selle, mis jääb, nagu ma ütlesin, jah, selle katkendi ka ja see on nüüd tekst, mis on kirjutatud 79. aastal ja ilmunud alles 90. Jah, ja seda siis ka heideti muidugi ette autorile, et miks ta hiljem ilmus, aga kuulame kõigepealt ja siis mõtiskleme selle üle. Mis jääb tõlkinud Tiiu Relve? Ainult mitte karta. Kunagi ma räägin ka sellest, tolles teises keeles, mis on mul kõrvus, aga mitte veel keelel. Teadsin, et täna oleks veel liiga vara. Aga kas ma tajuksin, millal see aeg on kätte jõudnud? Kas ma üldse kunagi leian oma keele? Ükskord olen ma vana. Ja kuidas ma siis neid päevi meenutan? Hirm tõmbas minus midagi kokku, mis muidu rõõmuga laieneb. Millal ma olin viimati rõõmus? Aga praegu ei huvitanud mind see. Oli märtsihommik, jahe, hall, mitte enam liiga varane aeg. Ja mind huvitas hoopis see, kuidas ma sellele veel värskele, veel elamata päevale mõtlen tagasi 10-20 aasta pärast. Ärevustundega, otse kui lööks minus häirekell, kargasin üles ja leidsin ennast juba Berliini toa ilusa mustriga vaibalt. Nägin ennast kõrvale tõmbamas kardinaid, avamas akent tagahoovi, mis oli täis üle ääre ajavaid prügitünne ja ehitusprahti, kuid inimtühi, nagu oleksid jalgrataste ja kohverraadiotega lapsed, torumehed ja ehitajad sealt jäädavalt lahkunud. Isegi proua G, kes tuleks muidu hiljem alla, kittel seljas ja roheline kootud müts peas, et suurtest traatkonteineritest, seemnepoe, parfümeeriakaupluse ja Intershopi pappkastid välja võtta, lömmi vajutada, käepärasteks kaubapallideks kokku siduda ja oma 4-rattalisel kärul ümber nurga vanapaberi kogumispunkti vedada. Ta pahandaks valjuhäälselt üürnike peale, kes oma tühjad pudelid lihtsalt mugavusest prügitünnidesse viskavad, selle asemel, et laduda need korralikult juba valmis pandud kastidesse. Hiliste kojutulijate peale, kes peaaegu igal ööl maja eesukse lahti murdsid, sest olid ikka jälle oma võtme maha unustanud. Majavalitsuse kommunaalosakonna peale, kes ei saanud hakkama uksekella juhtmete paigaldamisega. Aga kõige rohkem naabermaja hotellirestorani purjus meeste peale, kes lahti murtud majaukse ees jultunult vett lasksid. Need väikesed trikid, mis ma igal hommikul endale lubasin, haarata laualt paar ajalehte ja pista need ajalehe hoidjasse, siluda mööda minnes sirgeks laudlinad, korjata kokku klaasid, ümiseda laulu, nii ei lähe teadsid targad, 2x2 pole eales 3. Hästi teades, et kõik, mis ma tegin, oli lihtsalt ettekääne. Tegelikkuses olin ma otse kui nöörist tõmmatuna teel elutuppa suure ärkliakna poole, mis avanes Friedrichstrassele. Kuigi sealt küll hommikupäikes sisse ei paistnud, sest oli päikesevaene kevad, aga ometigi võis näha hommikust valgust, mida ma armastan, ja millest tahtsin endale korraliku tagavara muretseda, et sellest pimedatel aegadel elatuda. Aga ma ju tean, et tahtliku otsusega ei omandata ühtki taevast vara, mis märkamatult mitmekordistub. Tean ju, et kõik ihu hädavajadusi ületav toidus saab meile osaks, ilma et peaksime seda tükk-tüki haaval kokku kandma. Või tohiksimegi. See koguneb iseenesest. Ja ma ju kardan, et kõik need viljatud päevad ei aita selle teemoona kestmisele mitte millegagi kaasa,
ja triibivad seetõttu unustuse voolus peatumatult minema. Tahtsin nüüd suurest hirmust, paanilisest hirmust, ühe sellise hääbumisele määratud päeva külge klammerduda ja seda kinni hoida, ükskõik, mis mulle ka pihku ei jääks, olgu see banaalne või kaalukas, andku end kergelt kätte või punnigu viimse hetkeni vastu. Niisiis seisin nagu igal hommikul kardina taga, mis oli üles riputatud selleks, et ma saaksin end selle taha peita, ja silmitsesin, loodetavasti märkamatult, suurt parkimisplatsi teisel pool Friedrichstrasset. Muide, neid polnud seal. Kui ma õigesti nägin, olin muidugi prillid ette pannud, olid autod parkla esimeses ja ka teises reas tühjad. Alguses, sellest on nüüd 2 aastat ja ma mõõtsin selle järgi oma aega, olin ju lasknud end eksitada mõningate sõidukite kõrgetest peatugedest. Olin pidanud neid peadeks, ehkki pani nimeks nende liikumatust. Mitte, et mul poleks nüüd enam ühtegi eksitust läbi lipsanud, aga sellest staadiumist olin üle saanud. Pead on ebakorrapärase kujuga ja liikuvad. Peatoed, aga korrapärased, ümarad ja jäigad. Tohutu erinevus, mida võiksin kunagi täpselt kirjeldada oma uues keeles, mis oleks karmim kui see, millest ma ikka veel mõtlema pidin. Kui kangekaelselt hoiab hääl kinni sellest helikõrgusest, millele ta on end kunagi sättinud ja millist pingutust nõuab kas või ainult nüansside muutmine. Sõnadest üldse rääkimata, mõtlesin ma, samal ajal kui end duši all pesin. Sõnadest, mis innukalt tormates välja purskavad, kui ma suu lahti teen. Pungil veendumusi, eelarvamusi, edevust, viha, pettumust ja enesehaletsust. Mind huvitas ainult, miks nad olid seal eile üle kesköö ja täna hommikul on lihtsalt kadunud. Pesin hambaid, kammisin, kasutasin mõlemat, kuid kohusetundlikult erinevaid deodorante, panin riidesse eilsed asjad, püksid, pulloveri. Ma ei oodanud kedagi, sain üksinda olla. See andis päevale parimad väljavaated. Veel kord pidin akna juurde jooksma, jälle tulutult. Loomulikult oli see ka teatav kergendus, mõtlesin endamisi. Või tahtsin ehk väita, et ma neid ootasin. Võimalik, et olin end eile naeruväärseks teinud. Kunagi tunnen küllap piinlikkust, mõeldes, et olin pimedas toas iga poole tunni tagant käsi kaudu akna juurde koperdanud ja välja piilunud. Piinlik, täiesti nõus. Aga mis eesmärgil istusid 3 noort meest pikki tunde püsivalt otse meie akente vastas valges Wartburgis? Küsimärk. Ole tulevikus, palun, kirjavahemärkidega täpsem, ütlesin endale. Üleüldse, pea süütutest kokkulepetest rohkem kinni. See oli ju võimalik. Varemalt. Millal? Kui lausete lõpus oli rohkem hüüumärke kui küsimärke. Aga seekord ma nende lihtsate enesesüüdistustega ei pääse. Panen vee üles. Mea culpa jätame katoliiklastele, nagu Pater Nosteri. Pattude andeks andmist pole paistmas. Valge auto. Miks viimasel ajal tingimata just valge? Miks ka mitte? Nagu varasematel nädalatel tomatipunane, terashall. Just nagu oleks värvidel mingi tähendus või automarkidel. Nagu järgiks läbinähtamatu plaan, mille järgi sõidukid 11 välja vahetavad ja parkimisplatsi esimeses või teises reas erinevaid kohti hõivavad, mingit salajast mõtet, millele ma tõeliselt vaeva nähes võiksin jälile jõuda. Või nagu tasuks järele mõelda, mida nendes autodes istujad, 2-3 tugevat töövõimelist erariides noormest, kes ei tegelenud millegi muuga, kui istusid autos ja vahtisid üles meie akente poole, meie juurest otsida võisid. Kohv pidi olema kuum ja kange, filtrikohv, muna mitte liiga pehme, soovitavalt oma tehtud moos, must leib, luksus, mõtlesin ma nagu igal hommikul, kui ma seda kõike laual nägin. Mitte kunagi kahanev süütunne, mis meid, kes me ju teame, mida tähendab puudus, iga naudingu juures läbistab ja kasvab. Ma peaaegu ei kuulanudki Lääne raadiojaama uudiseid. Energiakriis, hukkamised Iraanis, läbirääkimised strateegiliste relvade piiramiseks, mineviku teemad. Mu pilk oli langenud raudkangile, mis barrikadeeris meie korteri teist sissepääsu, ust, mis viib köögist tagatrepi kaudu hoovipoolse väljapääsuni, kindlalt sissemurdmise vastu. Mulle meenus, et öösel unes oli see kasutamata kitsas, räpane ja välja praagitud mööblit truubil trepp olnud puhas.
ja seda mööda käisid energiliselt kõiksugu jultunud tegelased, keda ma oma unenäo mõtetes nimetasin kaabakateks. Sõna, mida ma nende sitkete, kärmete, leemuritaoliste ja ilma igasuguse häbitundeta meeste kuuldes kunagi ei lausuks, kes, nagu ma olin alati kartnud, olid surmkindla tagaukse kaudu leidnud sissepääsu meie kööki ja tunglesid nüüd lävel, pressides ennast vastu raudkangi, mis püsis vankumatult öösides. Ja kummalisel kombel need armetud respekteerisid seda, kuigi oleksid võinud kerge vaevaga kangi alt läbi pugeda. Aga selle asemel litsusid nad oma keha vastu kangi, samas kui tagantpoolt lisandusid üha uued, mulle nähtamatust põrgusuust välja sülitatud kujud. Jah, nad mõjusid nagu lamedad pappkujud, uskumatult käbedad ja jutukad, mida nad tegelikult öelnud olid, et me ei peaks laskma ennast segada, et me peaksime tegema näo, nagu neid polekski seal, et kõige parem oleks, kui me nad täielikult ära unustaksime. See, et nad ei mõnitanud, et nad mõtlesid seda tõsiselt, ärritas mind unenäos kõige rohkem. Kuna unenägu ei saa ära keelata ega ka minema visata, hakkasin ma naerma, tõestamaks endale, et olen nendest asjadest juba tegelikult üle. Naer kõlas sunnitult. Ära karda. Minu teine keel, mõtlesin ma, kaugel sellest, et ennast petta. Samal ajal, kui ma nõud kraanikaussi tõssin, voodi üles tegin, elutuppa tagasi läksin ja lõpuks kirjutuslaua taha istusin. Minu teine keel, mis oli minus kasvama hakanud, aga polnud veel jõudnud täielikult välja kujuneda, ohverdaks vabalt nähtava nähtamatule. Lõpetaks asjade kirjeldamise nende välimuse järgi, tomatipunased, valged autod, armas taevas, ja laseks üha rohkem välja paista sellel olulisel, mis on nähtamatu. See keel oleks tabav, nii palju uskusin igatahes aimavat, oleks säästev ja armastusväärne. See ei teeks haiget kellelegi peale minu enda. Mulle koitis, miks ma nendest lipikutest, üksikutest lausetest üle ei saanud. Ma teesklesin nendele andumist. Tegelikult ei mõelnud ma midagi. Nad olid jälle kohal. Kell oli 9:05. Ma ei tea, ma uletan vist siin ka kohe mikrofoni edasi, aga et võib-olla me peame natukene avama, et kes nemad seal siis ikkagi on kogu aeg. Tegelikult rääkides kirjanduslikust. Nii. Et selle kirjutas siis Krista Wolf 69. aastal ja võttis üle 10 aasta aega, kui ta selle avaldas. Ja 79 ja 90. aastal avaldas selle. Ja see põhjustas Saksamaal suure saksa kirjandustüli. See oli, Krista Wolfile pandi seda väga pahaks, et ta nii kaua ootas. Et talle oleks isegi andeks antud, kui ta oleks enne müüri langemist selle avaldanud. Aga et see läks veel pärast seda aega, siis pandi talle seda pahaks. Ja isegi ta oli Saksamaalt, Lääne-Saksamaalt saanud mitmeid auhindu, neid taheti isegi ära võtta selle eest. Aga miks Krista Wolf seda ei teinud, ta arvatakse, mis arvatakse, ta ei tahtnud Saksamaalt lahkuda. Ta kartis seda, et tal võetakse kodakondsus ära. Paljud inimesed tahtsid põgeneda, aga tema ei tahtnud põgeneda. Ja see oli põhjus, miks ta tagasi hoidis. Vahepeal oli üks lause siin, ma ei mäleta, kas ette lugemisel või kuskil oli niimoodi, et mina olen samaks jäänud, aga minu riik on minust mööda läinud, on muutunud. Ja selle tüli ajal öeldi selles Frankfurter Allgemeine Zeitungis, Frank Schirmeier kirjutas artikli ja ta ütles niimoodi Krista Wolfi kohta. Näeme väga veendunud kommunisti, keda on verminud sõjaaeg, kellele väidetavad vabastajad on sügava mulje jätnud ja kes usub kommunismi lunastusteotusi ja on nende eest tänulik. Tähendab, ühtepidi oli Krista Wolf tõepoolest täiesti läbi imbunud sellest
sellest kommunismist ja kõigest sellest, aga ta sattus järjest rohkem vastuollu selle valitseva DDR-iga, kuni sinnamaani välja, et 42 toimikut oli siis tema jälitamise toimikut ja see, mida ta kirjeldab, on lihtsalt selle elu kirjeldamine, mis ta elas, kui teda jälgiti. Et need jälgijad olid veel ka sellised, et jätsid, kui nad olid korteris vahepeal sees käinud, siis nad jätsid märgi maha, et sa näeksid, et siin on käidud. Et anda märku, et me võime sinuga teha kõike, mis tahame. Ja terve see raamat ongi nagu selle kohta kirjutatud, kuidas ta kogeb, mida ta näeb selle aja jooksul. Ja siis me räägime nii erinevatest ooperitest, sellepärast ma küsin. Tähendab, et kui oli ootas ees Saksamaade ühinemine, siis Christa Wolf oli väga selle vastu, et 2 Saksamaad niimoodi ühineksid, et Lääne-Saksamaa võtab lihtsalt Ida-Saksamaa üle. Ja ta isegi organiseeris oli üleskutse meie maa eest. Ühesõnaga, tema leidis, et see Lääne-Saksamaa ei ole alternatiiv sellele Ida-Saksamaale. Tegelikult ma mõtlesin, et ma pean siin ka saksa keele tunni, ma olen seda tahtnud ammu pidada. Mul on üks asi hinge peal. Et Saksamaal on partei alternatiiv Saksamaale, tõlgime meie seda. No mis on täiesti absurd, selline tõlge. Alternatiive für Deutschland. Et für on kellegi millegi jaoks, kellele millele ja võib asendada ka omastavad käänet. Näiteks das Museum für Heimatkunde on koduloo muuseum. Ei ole mitte muuseum selle koduloo jaoks. Aga alternatiiv, tähendab eesti keeles see on sulle või see on sinu jaoks, võib enam-vähem võrdselt öelda. Aga alternatiiv Saksamaale oleks, mis on alternatiiv Saksamaale, Inglismaa või Ameerika Ühendriigid või? Aga õige tõlge oleks eesti keeles alternatiiv Saksamaa jaoks. Ja muidu huvitav on see, kust tuli see üldse niisugune nimetus. Selle autor on, või ütleme, ämmaemand on Angela Merkel, kes kogu aeg ütles, et see on alternatiivloos, see ei ole alternatiivi ja see partei siis otsustas esitada alternatiivi Merkeli alternatiivitusele, sellepärast on niisugune nimetus tulnud. Tollal, kui ma seda 15 aastat tagasi tõlkisin ja seda järelsõnas see kirja panin, siis ma mõtlesin ka, et kas aga nüüd ma saan aru, et Christa Wolf nägi paljusid asju ette, nüüd mida mina näen ise täiesti teise pilguga. Kui me vaatasime neid Saksamaa viimaseid valimisi, siis terve see Saksa TV osa oli just nimelt see AfD võitnud. Ja see oligi see sama probleem, et Lääne-Saksamaa võttis nii-öelda Ida-Saksamaa üle. Mitte ei tulnud sealt mingid sümbioosid, mingid kolmandat varianti, mida igatses Christa Wolf. Ja veel, miks see Saksamaa nii on, hiljuti kirjutas Katrin Laur Postimehes ühe artikli, ta on üldse väga huvitavaid artikleid Saksamaa kohta kirjutanud ja tema ütles seal niimoodi, et Saksa TV-s on jäänud ära see niisugune patukahetsus, mis muidu sakslastel on, et me oleme süüdi juutide ees ja kõik niisugune igavene süü, mille vastu muidugi noorem põlvkond ka juba Lääne-Saksamaal protesteerib ja ütlevad, et meie ei ole selles süüdi. Aga Ida-Saksamaal jäi see olemata, sest nad kohe olid nii-öelda täiesti teine ühiskond. Nende jaoks jäi see patukahetsus või see läbi elamata, nad ei olnud nagu süüdi milleski. Ja ma olen nüüd, kui algas sõda, siis pärast seda ma olen nüüd käinud 3 korda järjest Saksamaal, mind otsis üles üks vana tuttav Lääne-Saksamaalt, et mind nagu lohutada selles olukorras ja
puutun hästi palju kokku selle saksa probleemiga, mis praegu on. Ja tõepoolest saan ma aru, kui see ülbe on see Lääne-Saksamaa, tähendab, nad näevad ainult, seal oli jälle Krista Wolfi ettelugemisest, täna oli üks koht, et miks me räägime ainult meie probleemidest, miks me ei räägi nende probleemidest. Seda niisugust, need läänesakslased, nad tunnistavad, ja me eksisime, et Venemaa suhtes, et me ei kuulanud Eestit ja nii edasi, aga nad jätkavad seda teistes asjades endiselt veel. Ja see on ka põhjus, miks see saksa küsimus selline on. Nad on ikka praegu väga erineval seisukohal, nad on, elatustase on erinev, arusaamine asjadest on erinev. Nii et see on nagu süvenenud, see on nagu Krista Wolf tollal juba nägi seda ette. No jaa, et proovime tõesti siis veel, et see saksa nii-öelda kirjandus tuli sellesse võibki sisse minna ja et Tiiuga natuke nagu avas neid taustu nüüd. Aga jah, et siis tõesti see jälgimisühiskonna siis tunne või et kui seda tahta aru saada, et mis see nagu siis on, siis mis jääb selle nagu tunde nähtavaks teeb. Et ma ei tea, praegu võib-olla nagu räägiks natukene nagu veel laiemalt teistest tekstidest ka, aga kui võib-olla jääme veel selle mis jääb juurde, et võib-olla sa tahaksid ka mõned kommentaarid lisada, Tiina, praegu? Ma lisaks seda, et selle raamatu lõim hargneb sellest kartmisest ja mitte kartmisest. Ja see niisugune kompulsiivne, muidugi täiesti inimlikult arusaadav moment, et minna vaatama akna juurde, et kas nad on seal, et kas need jälitajad on platsi võtnud ja siis teatud olukordades ka neid täiesti provotseerides, kõndides mööda sellest autost lähedalt, kui need inimesed on seal sees, märgates nende klaasistunud pilku ja tehes need jälitajad võimalikult ebamugavaks. Kõik need niisugused väiksed irriteerivad žestid on selle tõttu, et on raske selle hirmuga toime tulla, mida see tekitab, et sind vaadatakse, jälgitakse lähedalt. Ja siis jälle need argised toimetused, mille ta vahepeal läbi viib, siis ta läheb posti järele ja ta toob posti ülesse ja vaatab automaatselt, et teatud niisugust helkivat äärt, mis reedaks, et seda kirja on lahti tehtud. Nii et seda jälitamist tekib juurde igas erinevas plaanis ja ta muutub halvavaks. Aga raamatu päris lõpus on üks passus selle kohta, kuidas kirjanik läheb oma loomingut esitlema kirjanduse õhtul ja seal tekib arusaamatus selle ürituste korraldajaga, sellepärast, et mõned noored justkui nagu tunglevad selle ukse ees ja siis kutsutakse politsei kohale, et need sealt nii-öelda minema ajada. Ja ometi see oleng ei ole mitte rahvarohke. Nii et ei ole tegemist sellise ohuga, et keegi tuleks ja täidaks selle ruumi ebasoovitavate isikutega, nii et see on ülereageerimine, see on ilmne ülereageerimine. Aga kõigest sellest atmosfäärist hoolimata, pärast seda kirjaniku esitlust ja enne kui laiali minnakse, tekib selline õhkkond, kus inimesed on teineteisega väga avatud. Ja mulle jäi see meelde sellepärast, et keset seda niisugust jälitamisele keskenduvat paranoiat, mis on täiesti argine, aga samas selline on oma ülemvõim. Et keset seda tekib selline võimalus, selline ahtake võimalus, et inimesed saavad autentselt teineteisega kommunitseerida. Ja see lootus minu meelest ongi võib-olla osa sellest alternatiivsest lootusest, mis Krista Wolfil oli, et siiski vaatamata sellele, mis võib selles ühiskonnas halba olla, võib tekkida selles ootamatult sellist tuleviku lootust. Ja see ongi, mis jääb siis lõpuks, see tuleviku lootus. Aga et see raamat on psühholoogiliselt väga paeluv, ta loob selle niisuguse argise tunde, et tõepoolest, mis muutub, kui ma tean, et mind jälgitakse. Ja siis erinevates plaanides oma elu erinevates etappides ja erinevates olukordades
tekib sarnane suhtumine, sarnane mastaap. Nii et nii palju ma ütleksin selle kohta. Jaa, et võib-olla tõesti ainult markeerida veel, et nagu ma ütlesin, et Krista Wolf on olnud väga viljakas autor ja eesti keeles tõesti väga vähe on temalt kättesaadav, aga et lihtsalt teada temast, et tõesti ta on kirjutanud ka 2 sellist antiikmütoloogia ainesest kasvanud raamatut ja mida on siis ka sellise eriti just lääne pool sellise feministliku liikumise tüvitekstideks ka peetud, et üks nendest on siis Cassandra ja teine on Medea, nii et jah, et kus ta nii-öelda püüab seda naistegelase või kangelase siis perspektiivi täiesti nagu uuel moel nagu tõlgendada, et sellise mütoloogia uus nagu vaated või uus tõlgendused või uus lugemised. Siis on ta romantismi tegelaste juurde ka pöördunud, et need on sellised saksa autorid, võib-olla nii palju ka meile ei ütle, et Günderode ja Kleist, aga oluline näiteks on veel teada, et on selline ka jutustus on selle nimi Störfall, ma ei teagi, selle nimi on siis nagu mingi häire või mingisugune midagi sellist, et aga igal juhul see on Tšernobõli siis selle õnnetuse tagajärel või selle nii-öelda reflektsioon või et mida see nagu tähendab ja üldse mida tähendab siis sellise nagu teaduseetika ka või et ja mis on nagu teadlase vastutus ja sest et kirjaniku vastutus on üks teema, mis on nagu hästi, hästi oluline ka Krista Wolfile. Et jah, ja on üks huvitav selline ka üks Leibhaftis ja jällegi ma ei oska seda nii väga tõlkida, et mis see nagu pealkiri, kuidas see on siis nagu kehaliselt või midagi sellist, aga ühesõnaga see Leibhaftis on nagu siis ka selle see on 2000 vist keskel ilmunud või alguses, aga see on siis ka selline nagu see muutus või nende Saksamaade nagu ühinemine ja kuidagi nagu ka selle kuidagi kehalisel moel nagu läbi elamine, et see keha, nagu te olete kuulnud, on siin korduvalt. Kasutada võõrsõna. Saksa keeles on kombeks. Nii, et kui saksa oma sõna, siis meie kasutame võõrsõna, võiks öelda füüsiline Leibhaftig. No vot, et selline lihtsalt, et teada, et tõesti see on ainult väike valik, mida me saime nagu võib-olla teie ette tuua, aga võib-olla lõpetuseks siis korra niimoodi veel mõelda, et Krista Wolf on selline isikuna ka üsna, no ma ei tea, kas vastuoluline, aga et seal võib tekitada igatahes vastuolulisi tundeid kahtlemata. Aga et miks teda nagu lugeda tasub ikkagi, et mismoodi sa ütleksid? Või see on raske küsimus, miks teda lugeda. Ma arvan, et see paneb, tema teoste lugemine paneb palju ehedamalt mõtlema erinevatest aspektidest, mida me võib-olla võtame väga argiselt. Just nagu see mäletamine, mida me võtame võib-olla kui argist niisugust toimingut, et me tajume, kas me midagi mäletame või mitte, aga tegelikult see liikumine sinna tertsiaari, sinna nii-öelda eelajalukku, minevikku, seda minevikku väärtustades ja läbi katsudes, et sellele Krista Wolf ärgitab ja kutsub oma erinevate võtete kaudu, mida ta meile näitab, erinevaid vastupeegeldusi. Ja selles, mis jääb, seal figureerib see keel, mida ta veel ei oska või see keel, mis on tal kõrvus, aga mitte veel keelel, see viis, kuidas kohelda ümbritsevat nii, et mitte ainult kirjeldada välimust, vaid minna sügavamale ja aduda, tabada seda, mis on nähtamatu. Et see on tema pürgimus ja tema püüdlus ja see on võimalus tema selles, mis jääb kontekstis. See on võimalus, mis püsib nii-öelda horisondina, ta ei ole veel käes, ta ei ole veel kätte jõudnud. Aga ma arvan, et Krista Wolf teravdab ja peenendab neid meeli, mis meil on, mis tegelevad minevikuga ja mis samas vaatavad mitmekihiliselt ka olevikku ja omaenda ühiskonda, nii et ta teravdab seda vaistu,
et vaadata teadlikult minevikku. Ja see on minu meelest üks põhjus, miks me teda loeme. Tiiu, soovid sa ka lisada, et miks teda lugeda? Ei, seda, mul lihtsalt tuli meelde üks koht, et siis, kui see müüri langemine oli toimunud ja 4. novembril oli suur demonstratsioon, siis alustas Krista Wolf seda oma kõnet sellise lausega: see, mida oli nii raske välja öelda, tuleb meil nüüd kohe üle huulte ja me imestame selle üle, mida oleme ilmselt juba kaua mõelnud. Just, et keelt ei olnud, nüüd on. Ja ta ütles seal ka: kujuta ette, et on sotsialism ja keegi ei taha ära minna. Jah, et ta oli idealist lõpuni. Aga ma ei tea, Triinu, äkki sina tahad ka midagi lisada veel selle kohta, et miks teda lugeda või mitte lugeda? Ei pea, aga kui on tekkinud mõni. Mina ütleks, kuna minu kokkupuude Krista Wolfiga on väga veel põgus, aga mind paelus see, kui ma neid tekste vaatasin, siis see, võib-olla see kõlab imelikult, aga see, et ta ei lobise. Ja see, kuidas ta seal, see oli vist selles Mis jääb, eks ole, ütleb, et ma ei taha mitte pidada sisemonoloogi, vaid sisedialoogi. Et need katkendid või see, mis nüüd nii-öelda siin, mida ma ette lugesin, et need ongi tegelikult, kohati nad on esmapilgul hästi nagu, sa ei püüa seda loogikat kinni või sa ei saa nagu aru, et oota, kellest ta üldse räägib või kes segadus tekib, eks. Aga kui lähtuda sellest soovist sisedialoogi järgi, siis mulle tundub, et see ongi selline nagu selles Mis jääbis on, et on see, et see on nagu üks päev, kus inimene alustab oma hommikut ja siis need mõtted nagu rändavad. Lisaks on siis mingi välismaailm ja mingis mõttes nagu väärastunud välismaailm, eks ole, see jälgimine. Ja sellega siis nagu suhtlemine või suhestumine või sellega koos elamine nii-öelda. Aga see tavalises päevas, eks ole, et mul on nüüd tavaline päev, meil on väga palju selliseid päevi tegelikult, mulle tundub, et kus me peame iseenesega sellist veidrat või mitte veidrat, aga me peame sisedialoogi nii-öelda siis. Et see oli hästi võluv ja hästi huvitav ja raskesti loetav. Ja, aitäh selle tagasipeegelduse eest. Nii et ma tänan vestluskaaslasi ja tänan Triinut selle Krista Wolfi hääle meieni, erinevate häälte tegelikult meieni toomise eest ja panen sellele ametlikule osale punkti ja kui on keegi, kes tahab midagi küsida, siis see on ka võimalik ja annan sellise teadaandega, et kui keegi nagu tahaks omale seda mäletamise poeetika raamatut, mille ma olen kirjutanud, siis ma lahkelt kingin talle selle. Nii et selline teadaanne ka veel. Aga kui on küsida, siis andke märku. Aga me võime ka pärast vestelda, et ei pea niimoodi rambivalguses küsima. Aga aitäh teile!